esimest korda on. Teil oli see ei lähe arvesse. 10% on esimest korda ka ikkagi, ma arvan, sellest 110-st, kes meid täna siin põllu peal on. No päris kõike vist ei ole kohale tulnud, aga meil on abilisi ka nii, et ma arvan, 110 inimest on kindlasti siin põllu peal. Aga aitäh, et tulite jälle oma vabast ajast, oma vabast millest iganes. Näete ise, et see ilm see aasta on nagu niisugune vähe kahtlasem, aga samas ma arvan, nii sooja ilma ei ole kunagi olnud, et see on kõige soojem ilm kindlasti, millega me otsinud oleme. Aga me hakkame otsima siis täna Madisööva lahingupaika, kes veel ei tea. Et me oleme 7 aastat seda nüüd otsinud, ei ole veel leidnud, et mõni inimene küll ütleb, et oleks hea, kui me ei leiakski seda, et saame iga aasta käia ja otsida, et ägedaid leide oleme iga aasta leidnud, et päris tühjade kätega me kunagi jäänud ei ole. Ja tõenäoliselt oleme suht kindlad, et leiame tänavu ka miskit huvitavat. Ja mul saladuskattel võin öelda, et see ei ole ainuke põld, kus me täna otsime tõenäoliselt, aga otsime selle peale ilusti läbi rahulikult ja siis kuskil keskel seal 1-2 paiku koguneme siia, vaatame need leiud üle ja siis ma annan uued juhised, et see teine põld ei pruugi olla siin see kõrvalpõld. Et ärge ise teid kuhugi minge, et jäägu see üllatuseks. Ühesõnaga tõesti aitäh, et tulite, et vabatahtlikult oleme ju kõik siia kohale tulnud ja keegi mingit raha sellest ei saa, et oma perede juurest ära tulla, nii et super tänud, et ja ma usun, et Viljandi ajalugu ja Eesti ajalugu on tänu teile väga palju juba võitnud. Aga pikk jutt, sitt jutt. Oma rauarisu võtame kõik kaasa või siis paneme nendesse kogumiskastidesse, ärme põllu peale jätta seda, selle rauarisu me oleme iga aasta ära annetanud. Eelmine aasta saime selle rauarisu eest 80 euri, me panin 20 juurde, annetasime 100 euri nagu. Ja me oleme varasematel aastatel ka peaaegu juba mingi 500 kuni 1000 eurot on annetatud lihtsalt selle jama pärast, mida me siit maasest leiame ja millel mingit ajaloolist väärtust ei ole, nii et pange need kastidesse, et lastehaigla sai, ma arvan, nagu midagi ikka osta oma nendele abivajajatele ja otsime siis ikka selles joones on ja lähme võrdlemisi sirgejooneliselt nagu me läheme, et mõni siis vähe kiiremalt, mõni vähe aeglasemalt, et oma tempos, et kiiret pole kuhugi, et meil on siin aega 5-6 õhtul ja üldiselt on elu näidanud, et selle 40 hektarit me selle ühe päevaga ka ilusti läbi kammime, nii et rohkem tõenäoliselt vaja ei lähegi. Aga meie abilised, kes siis neid leide analüüsima hakkavad, mida te ise näete, et võiks nagu leiuna kirja minna, siis need isikud on siin, enamusel on juba ilusad vestid seljas, tunnete nad kaugelt ära. 2 vesti on puudu, kui kellelgi nüüd autos on, mul endal rohkem täna kaasa ei olnud mõistust võtta, et kui kellelgi on, võiks 2 vesti veel leida. Ma arvan, mul on, ma toon. Siis on põllu peal, väga hea, aitäh. Siis on põllu pealt neid parem näha. Ja ega ma rohkem midagi ütlegi, et ma ütlen parem selle, et Ain ütleb paar sõna siis nendest leidudest, mida me tegelikult täna leida võime, siis siin 10% oli inimesi, kes Aini seda juttu kuulnud ei ole. Nii et kuulake siis tähelepanelikult ja ärge siis rauda täna välja lülitage, et tõenäoliselt me ikkagi võiksime siit raudasju leida esmajoones. Aga Ain, sõna sulle. Mul on väga hea meel ja suur rõõm siin teiega viibida ja Madisööva lahingupaika otsimas juba 8. korda. Nii et varasemal ajal on mõned minu vanemad kolleegid on hirmsti sõimanud detektoriste, aga mina näen, et te olete arheoloogide parimad sõbrad. Tänu teile on tulnud nii palju huvitavaid leide ja ma usun, et teie olete need, kes leiavad üles ka Madisööva lahingupaiga. Nüüd aga veidike leidudest, millele tähelepanu pööratud. Varasematel aastatel me ei ole üles korjanud selliseid kahtlasi noakatkeid ja selliseid naelu ja nii edasi ja võib-olla te enam ei viitsigi neid pakkuda. Eelmisel aastal tuli meil terve rida 10 muinasehed, millest osa väga ilusasti sobisid just 1200 aasta, 1200 või 13. algusesse esimestesse aastakümnetesse ja mul juba tekkis lootus, et ehk ongi nüüd käesse, aga mitte ühtegi relvakatket. Pärast me Steniga vaatasime kõik need rauakastid ka veel üles ja sealt ka midagi ei leidnud. Nii et
et selleks, et kindlaks teha Madispäeva lahingupaika, selleks peab meil olema mingisuguseid relvakatteid. Ja need võivad olla suhteliselt väikesed, need võivad olla siis viskeoda otsad, need võivad olla viskeoda otsakatked, võib olla lihtsalt roots. No näiteks need on olnud ka väänatud, see tagumine osa, see rootsu osa on väänatud, see juba viitab millegile. Või võib olla ka nooleotsi, nooleotsi ilmselt on vähe, eestlased kasutasid neid vähe, ristisõdijatel ei olnud vibukütte ja ammukütte ilmselt siin kaasas, nii et, aga siis võib mõni suurema relvakatke olla ja siis võib olla mõni ehe või mõni rõivakinnitusvahend. No, sõlg on üpriski tavapärane selles mõttes, et kui rabelda, siis võib sõlg eest ära tulla, eks ole, ja maha kukkuda. Ja. Nii et, ja muidugi mündid on ka loomulikult olulised, et kui on mõned selleaegsed mündid, siis need võivad ka rääkida juba üpris palju. Ja noh, neid saab ka täpsemalt dateerida. Aga peamine, otsige relvi! Tank. Aga minul on lihtsalt, et kes ei ole, ilmselt Sten juba tutvustas, aga palun, et Muinsuskaitseameti poolt ma palun seda, et see kõikimaa nimed said ilmselt allkirjad alla, et see otsingu teavitus, et selle esitab Muinsuskaitseamet ühiselt, et mingit muud bürokraatiat ei järgne. Ja ma lihtsalt, et mina paraku pean täna 2 paiku lahkuma. Ma tean, et mitmel inimesel oli leide, mis tahtis üle anda, siis otsige meid üles, et ma lihtsalt pean paraku lõpuni ei saa olla täna. Aga siis tuleb avapauk ja teeme kiirelt ühe pildi ka ikkagi ajaloo annaalidesse, nagu me oleme teinud. Kus see huitsumees on nüüd? Kas teeme pildi siia poole? Teeme jah, sinnapoole ikka. Kus poole? Ei, sinnapoole jah. Nii nagu on enam-vähem, aga oota ära kohe teed paugu ära. Paugu ära. Need ehas kas allkiri ka anname või jah? Muidu ei saa paugu teed. Ma laadisin juba püssi ära, nii et võtan järsku selle püssi enda kätte. Ja peal on püssi võtta. Püssil on kellegi poole kohe. Paremes põllu peale. Ma arvan, nüüd on niimoodi, Ma kallan paukunud süda haige. Et enne ma vähemalt natukene üritan siin taela, tulekivi ja siis tuleraua abil tuld kätte saada, aga ma ei tea, kui see ei õnnestu, siis kasutame tänapäevasemaid abivahendeid, eks ole. Ja. Teeme need kükid ära, vaata. Teeme soojaks. Nii, oota, kus see püst nüüd on? Oota, relvastatud ja väga ohtlik on selle pildi nimi. Jah. Tuleks 13. sajandil Välgu Mihkel. Jah. Sa läksid praegu üle küla mööda. Samaan. Traks ei ole. Näed, sädemid tuleb küll, aga see tael ei taha nagu sädet sisse võtta. Seda manistatiga pikubki lajuti. Proovime, mul on, leidsin 2 taelatükki, et proovime teist ka igaks juhuks, nii et seda ei tea, võib-olla teine on natuke parem. Ja eks näeb, kui ei saa, siis kasutame muid vahendeid, eks ole. Ega pauk ei jää torusse. Ega pauk torusse ei jää, jah. No ei tule. Vaata, vanast tegin suitsu, siis oli efektne, eks ole. Suitsu tegemise ajal siis ikka tulerauaga tuld lüüa, aga nüüd mitte vast suitsu ei tee, nüüd enam ei kasuta iga päev seda. Ja ei ole ammu siis ka uut taela teinud. Tael, noh, selleks peab seda kaseseent hankima ja sealt teatud kihi. Ma juba valmistasin. Iga aasta jama olnud. Ei, sellega on jama muidugi, jah, aga on mõnikord ka õnneks läinud. Aga kui alt ülestamata, mis siis juhtub?
ei, sa pead lööma, et sädet tuleks, eks ole. Põhimõtteliselt võib-olla saab ka nii, võib ka proovida, aga mul on see siuke kaasaegne raua mingi kuradi hulk. Magneesiumi poolt. Mõtle iga kord suitsu tehes, jah. viitsaks. Jätad maha, jah? Ei, aga sa teed lihtsalt, sa teed tihedamini seda taelaga. Mina, kes ma aastas korra või paar lasen sellega, eks ole, et mul on vanad taelad juba 5 aastat vanad, eks ole, nii et ma ei ole uut taela teinud. Istud 13. sajandil kuskil linnuse serva peal, priima on suus ja ei saa põlema. Ei saa põlema muidugi, jah. Täna on see õhuniiskus on suur, et ta võib-olla on, see on ka põhjus, miks ta sädet ei võta. Lävek ei tule? Võtnud, jah. Aita onu välja. No ei tea, las Ain Nussiks. Jebib. Jah. Selle kohta üks anekdoot, kus kuninganna pärast üks sõdur seal niimoodi lossihoovis. Proovin teise otsaga. Oh! Palju õnne, kulla sõber! See mees sai täna 40! Aplaus! Ma panin sinu jaoks särgi ka selga. Üks Siberi kanssa mees on. Kas ta nüüd pahi valgumehmega mõlema? Kuule, hea küll, ei hakka siin. Võib-olla õhtuks saab. Aga siin võib, tänapäeval on õnneks igasuguseid abivahendeid olemas ja kõige lihtsam abivahend on see. Jah. Nii, et teeme sellega, ei hakka siin aega raiskama. Nii, kus aga püss on. Nii, näed. Jah. Suuna tuli sinna peale. see ka ei tööta? Ei tööta kõik. Ossa püha püss! Ja nüüd saad tunda tukivingu. Ossa püha püss! Vaat, siit tuleb nüüd välja tukiving. Kuule, aga teeme nüüd selle ajaloolise pildi ka ära. Teeme grupika ka. Siin selle eeskootud sellega. Nii, aga ma hea meelega tooks teist. Meie käis see tule. Tuleks istujate rida. Parem jumaka tegi. Jaa, see on ikka korralik, jah. Maailma vanim püss. On, jah? Väidetavalt. Ja siiamaani paugutab. See on rantkirves. Pronkselt rantkirves. See on rantkirves. Putt on ju suur. Ei, aga võib ka väikseid putkirveid olla, aga see on rantkirves, jah. See on nagu varas. Õpetaja juurde, retsepistesse vaata. Kõige ees on 1,50 m, siis on 1,60 m, siis on 1,70 m. Ma koolun gruppi. Siis on 1,80 m. Nii, tulge pildi peale.